Kaia-Liisa Reinuti kristalliteraapia 3. osa on lõpuks valmis ja müügilettidel. Meie teeme sellega lähemalt tutvust ja esitame ka vaatajatele järgneva intervjuu põhjal küsimuse, millele kõigi õigesti vastanute vahel loosime 14. novembri saates Terve tervis auhinnaks sellesama kristalliteraapia 3. osa. Kui eelnevates raamatutes oli juttu, näiteks selles esimeses osas oli juttu sellest, mida iga inimene peaks kristallide kohta teadma niimoodi üldiselt ja lihtsamad tervendusvõtted. Ja teises kristalliteraapia osas oli juba juttu täpsematest teraapiameetoditest, nagu näiteks kristallimaatriksitega tervendamine, kuidas teha kristallivett ja kristalli essentse, kuidas kvartsidega ja liitiumkristallidega tervendada. Siis 3. osas läheb juba asi spetsiifilisemaks. Nimelt me räägime täpsematest ja täiendavatest kristalliteraapia võtetest, nagu näiteks enda energeetiline puhastus, kuidas kasutada näiteks sellist riistapuud nagu aurameeter. Sellega saab näiteks mõõta aura suurust ja sellest palju järeldusi teha inimese energiavälja kohta ja sellega saab mõõta näiteks reaalajas ka tšakrate tööd, kuidas see tšakra parasjagu töötab ja selle abil ka tšakra tööd siis tervendada niimoodi, et inimese kehas hakkavad muutused toimuma. Siis räägime sellest, kuidas näiteks blokeeringuid inimese kehas tuvastada näiteks sellise seleniidist vardaga. Siis juba räägime ka kaugtervendusest, kuidas saata kristallide energiat vahemaa taha, kuidas saata kristallide energiat minevikku, et minevikus olevaid erinevaid sündmusi tervendada või õigemini nende laengut või selle, kuidas me sellesse sündmusesse suhtume ja saame ka saata seda energiat läbi kristallide tulevikku. Siis on selline osa siin veel, et kuidas töötada intuitsiooni abil. Siin on kirjas palju erinevaid kristallimeditatsioone, kuidas töötada kristallpealuudega näiteks. Ja üks peatükk on ka erinevad kristallirituaalid, kuidas ruumi puhastada, kuidas iseennast puhastada, kuidas hingata kristallide abil paremini ja nii edasi. Ja siis nii nagu kõikides nendes 3 raamatus, mul on üks peatükk selline inimeste kogemuste peatükk. Kui esimeses osas olid minu õpilaste kogemused ja kogemused ka kristalliteraapia kursustelt ja teises osas olid minu klientide tervenemise kogemused, siis 3. osas on minu enda tervenemise kogemused, et mis erinevaid kristalle ma olen kasutanud mingiks otstarbeks. Nagu näiteks 2 sellist malahiiti aitasid minul vabaneda rinnas olevatest süstidest. Ma kandsin neid rinnahoidja sees 3 kuud ja selle aja jooksul need süstid kadusid nagu tinatuhka. Siis teine minu väga hea sõber kristall on akvamariin. Tema on üldse väga palju erinevaid tervenemisi mitte ainult minul teinud, aga minul konkreetselt mina vabanesin hambavalust ja pole sealt alates hambaarsti juures pidanud käima. Ma hoidsin teda lihtsalt siin hamba juures ja hommikuks oli hambavalu läinud ja kogu muu probleem seoses sellega oli ka kadunud. Ja näiteks selline kristall nagu mahakonobsidiaan, seda ma olen kasutanud täiesti teadlikult selleks, et oma enda allasurutud emotsioone vabastada, kuna igasugused obsidiaanid, nii must obsidiaan kui mahakonobsidiaan kui lumiobsidiaan ja teised ka on väga head abivahendid, et just allasurutud emotsioone üles tõsta. Ja kui me teeme seda teadlikult selleks, et nendest vabaneda, siis on see väga suur abimees. Mahakonobsidiaaniga oma pingeid leevendades tuleb loomulikult arvestada ka sellega, et need pinged peavad kuidagi meist välja lööma ja pole imestada midagi, kui me ühel hetkel muutume tuld purskavaks draakoniks. Seda aga ei maksa karta, sest kui pinged väljas, siis oleme veel leebemad kui varem. Mina konkreetselt selle mahakonobsidiaaniga masseerisin oma jalataldu, kuna jalataldades meil on erinevate organite ja emotsioonide punktid, siis sealt hakkasid need emotsioonid välja tulema. Ma muidugi teadsin seda ette ja võtsin vastu kõik selle, mis sealt seestpoolt siis tuli ja lasin mõnusalt vabaks. Ja siis siin on üks
peatükk, mis on ka kõikides raamatutes olemas, see on siis tähtsamate kristallide kirjeldused ja omadused hästi lühidalt kokkuvõtvalt kirjas, aga siin on üks lisapeatükk veel, mida varasemastes raamatutes pole olnud, nimelt küsimused ja vastused. Kuna minult on väga palju inimesi küsinud väga erinevaid küsimusi aastate jooksul, siis ma panin need ja need kõik praktiliselt kattuvad, inimesed tahavad teada ühte sama asja, siis ma kirjutasin kõik need tähtsamad küsimused siia kokku koos vastustega. No näiteks kõige lihtsam selline küsimus, et mis vahe on mineraalil, kristallil ja vääriskivil ja kivimil. Või siis näiteks seda, et mis tähendab, kui mu kristall maha kukub ja katki läheb. Noh, üldjuhul tähendab see seda, et kristall puruneb selle kõva põranda tõttu, aga mõnikord harva on ka see põhjuseks see, et selle purunemisel on tähendus, et see kristall on inimese elus oma töö ära teinud ja vajab nüüd puhkamist. Ja nii edasi. Noh, näiteks selline küsimus, et kuidas ma tean, et milline kristall minule just sobiv on. Või et näiteks, kas ma võin oma beebit kristallidega aidata või talle kristallide energiat saata ja nii edasi. Et kõik see on siin kirjas ja koos need 3 osa moodustavadki sellise ühtse terviku, et mida üks inimene, kes kristallide vastu huvi tunneb, peaks tingimata teadma ja oskama kasutada. Et see on eelkõige kasutusjuhend kristallide kohta. Kui palju tegelikult kristallid meid aitavad? Kui palju on siin mõju kristallidel endil ja kui palju aitab kaasa usk? Mis siis saab, kui me kristallidesse üldse ei usu? Kas siis toimet ei tulegi? Kristallid tõesti aitavad igasuguste erinevate probleemide puhul. Loomulikult usk aitab siin omajagu kaasa. Samas usk ei pea olema primaarne, aga alati me teame juba seda, et ükskõik mis tervenemine, kas või tavameditsiinis, kui inimene usub, et ta terveks saab, siis ta saab seda kiiremini. Ma alati tõmban paralleele siin gravitatsiooniga, et gravitatsiooni ka ju ei pea uskuma tegelikult, aga see ei tähenda seda, et see meie peal ei tööta. Kristallidega on sama lugu. Usk aitab alati kaasa, aga see ei ole peamine. Nüüd on aeg vaataja küsimuse esitamiseks. Kõik vastused palume saata meiliaadressil riina.reiman@tallinnatv.eu ja teie vastuseid ootame nimetatud aadressil 7. novembrini. Ja vaataja küsimus on selline, et kelle kogemused on kirja pandud kristalliteraapia 3. osasse. Ja 14. novembri saates loosime välja kõige õigesti vastanute vahel just selle sama kristalliteraapia 3. osa raamat.